Mina olen Aivar Rumbolt, keraamik. Keraamikaga seotud üle 30 aasta. Kõige parema meelega teen Jaapanist alguse saanud keraamika tehnikat, milleks on siis raku nimet. Et ma näitan teile, mul on siin 3 erinevat teenõud ja nad on kõik glasuuritud ühe sama glasuuriga, aga see tulemus on täiesti erinev. Sõkun savi enne, kui ta läheb kedra peale. Keder on siis keraamiku põhiline töövahend. Nii, nüüd ma viskan selle savitüki siia kedra peale. Ega ta ei ole veel keskel. Et enne kui siit üldse nüüd hakkab midagi tulema, peab saama selle savitüki päris keskele siia. See on vist ainus moment keraamiku töös, kus sa pead savi sundima. Ise ta siia keskele ei lähe. Ehk siis sa pead hoidma käsi nii paigal, et see savi lihtsalt su käte vahel paika jääb. Nii, nüüd on ta niimoodi tsentreeritud, et saab hakata edasi tegema. Eks igal inimesel on need tegijal oma need nõksud, kuidas ta treib või käehoiak, et siin ei ole mingit sellist peab nii või peab naa. Ja nüüd siis saab treida teda siis nii õhukseks või paksuks või seda seina kui vaja on ja siis anda kuju. Savi on selles mõttes jube hea materjal, et ta on hästi leplik. Et kui midagi kehvasti läheb, siis seda on väga lihtne parandada. Nii, see on siis praegu selline etapp, et temaga siin kedra peal praegu enam rohkem midagi teha ei ole. Nüüd tuleb ta siis ära lõigata sellise peenikese kongenööriga. Keraamika sõltuvad nüüd mahust, ta kuivab umbes nädal aega. Väiksemad asjad kiiremini, suuremad asjad veel aeglasemalt. Ja siis tehakse neile eelpõletus ehk esimene põletus, peale seda saab veel viimistleda, kuigi veel puhastada ja nüüd see on nüüd juba glasuuritud ehk see on kastetud glasuuri sisse. Praegu, kuna ta on sulamata, see glasuur, siis ta on lihtsalt vee ja mineraalide segu. Et sellest siis moodustub glasuur ja need ained sulavad siin ahjus kokku. Ja päris õiget tulemust või täpset tulemust õnneks ette ei tea. See nüüd on gaasiahi. Nüüd need glasuuritud asjad on nüüd siin ahjus. Nad on olnud siin umbes alla tunni juba. Praegu näitab 1037 kraadi. Et see ongi rakupõletuse üks eripära, see temperatuur tõstetakse väga kiiresti üles. Ja kui on õige aeg, siis need asjad võetakse kohe ahjust välja ja jahutatakse üli kiirelt maha. Läheb lahti. Selle ma panen vette korraks. Viskasi peale. Pajas, suitsutus nõus.
mina panen tihtipeale kuivanud männiokaste sisse. Ja kui hästi läheb, siis võib juhtuda, et kui see glasuur on sula ja teinekord see männiokas võib jätta jälje sinna glasuuri sisse. Kõik need osad, mis on glasuuriga katmata, need siis muutuvad selliseks matiks mustaks. Kuna ikkagi see temperatuur on seal päris kõrge ja see suits, suits see on süsinik, et see siis põleb selle poolse nõu sisse. Glasuur, mis sisaldab vaseoksiidi, muutub siin suitsutamistünnis hoopis vasekarva ehk siis punasest kuni sellise kassikuldseni. See paber on siin nüüd selle jaoks, et tihendada seda, kuna muidu siit see toss tuleb väga välja. No, ta on praegu selline tahmane, et õiget nägu ei näe. Laulavad. Kullapesu. See esimene pilt on üsna petlik, et see selline tahmakiht, kui see nüüd maha nühkida, siis hakkab siit õige nägu tulema. Ehk siis see algselt kattev valge glasuur on siis nüüd andnud sellise näo asjadele. Jällegi, kuna see on hästi jämedateraline savi, siis tundub küll, et see glasuur katab ühtlaselt, aga see jäme šamotitera ei võta seda glasuuri nii palju sisse ja tekivad sellised augukesed. Ehk siis mida vähem sa ise siin susid, seda parem on. Et lase asjadel juhtuda, siis need juhtuvad ka.